Tere! Mina olen Liisa, töötan Fujitsus projektijuhina, Navi projektijuhina, mis tähendab seda, et minu tehnilised teadmised ei ole nagu esmatähtsad, küll aga on mul need nüüd kogunenud omajagu siin mõne aasta jooksul Fujitsus töötades. Ma tahaksin alustada sellega, et küsin, kas siin on inimesi, kes üldse ei tea, mis NAV on? Ei ole vaadanud, ei ole kasutanud. Keegi veel. Et mingisugune aindus siis kõigil on, sest kui ma asusin Fujitsusse tööle, ma ei olnud Navi enne näinud. Ja ma hakkasin seda õppima, vaatama, mis ta teeb ja mis ta ei tee, ja mul oli päris palju sellised küsimused, aga miks ta seda ei tee? Mis ma pean nüüd kergendustundega ütlema, on viimaste versioonidega jõudnud sinna, et nad tegid selle ära. Sellised pisiasjad tihti peale, mõned loomulikult ka suuremad asjad, aga hästi tore on, et kuidagi ikkagi see suund on pidevalt olnud paremuse poole. Nii. NAV 2017 peaks tulema välja nüüd selle kuu jooksul, ei ole veel tulnud. Minul on arvutis beta versioon, pärast võime koos vaadata, kui kellelgi huvi on. Selle 2017-ga nüüd on Microsoft jõudnud veel sammu lähemale sinna pilvise maailma poole. Et kui siin üks kuu aega tagasi tegi Microsoft partnerpäeva ja seal üks Microsofti teise valdkonna partner ütles, et ta rääkis Windows 10-st, et Microsoftiga kipub olema niimoodi, et kõigepealt on asjad turundusmaterjalides ja alles siis on nad nagu järgmiste versioonidega ka päriselt olemas, siis nüüd NAV 2017 on jõudnud ka järjest rohkem sinna, et see Navi on ikkagi päriselt kasutatav veebikliendis, mobiilis, tahvlis, et nad on neid kliente edasi arendanud ja lisaks on olemas ka selline omapärane loom nagu SharePoint klient, mida ma ise ei ole uurinud, aga võib-olla jõuan seda siis nüüd lähiajal teha. Uuel Navil on mitu sisse ehitatud integratsiooni. Power BI on nüüd, põhimõtteliselt Power BI saab liidestada ükskõik millegast, et ta võtab SQL-ist andmeid, aga see uus integratsioon on selles mõttes nagu kahepoolne, et nüüd saab neid Power BI aruandeid Navi sellele töölauale ka tuua, et seda pidi. Lisaks veel üks asi, mida ma ise ei ole katsetanud, aga väga tahaks, on see, kuidas hommikul logid Office 365 sisse ja Navi ikoon on sul seal kuskil samas, et sul on üks sisseloogimine ja päevad sa põhimõtteliselt töötad samas keskkonnas. Ja ehkki Navil on endal ka mingil määral sellist CRM-i funktsioone sisse ehitatud, siis nüüd nad on teinud ka siis selle täisühenduse online CRM-iga, et kui selle litsentsid on olemas, siis saab need asju ja andmeid seal omavahel päris lihtsalt vahetada. Uue Navi versioonile ülemineku lihtsustumine, see on selline natukene agadega, et kui kasutada Navi standardfunktsionaalsust, siis on see tõesti väga lihtne, aga kui juba see natuke arendusi on, siis on ilmselt lihtsam, aga mitte nii märkimisväärselt, ma ütleks, selliste kogemuste põhjal. Aga saame näha. Kuna siin ühtegi kätt ei olnud, kes, torm oli. Nendest, kes ei ole nagu Navi kasutanud, siis võib-olla see üleliigne, aga ma teen kiire ülevaate sellest, mida Navi teeb. Minu arust Navi teeb kõike ja see, mida ta nagu karbist tulnuna ei tee, seda saab sinna juurde arendada ja seda me oleme mitmete klientide puhul ka teinud. Meie klientide lipulaev on EAS, kelle puhul eile rääkisin oma eestulevast ettekandest oma tiimiliikmete arendajatega ja küsisin ka, et mis on kõige ägedam Navi laiendus, mis me teinud oleme. Natuke hiljem ma räägin ka laiendustest. Ja vastuseks tuli, et selle nimi on PAM, projektide administreerimise moodul, mis on nii suur, et kui teinekord võrreldakse Navit kui programmi rätsepaülikonnaga, et see kohandatakse täpselt sellele, mis kliendil vaja on, siis EAS-i puhul on rätsepa ülikonnas Navi on nööp. Ja see PAM seal ümber on siis ülikond,
et seal on navist on vähe järginud, aga see lihtsalt näitab väga hästi seda, kuidas, kui on vaja, saab navi kasutada platvormina ja sealt üles ehitada mida iganes siis parajasti vaja on. Meil on vist üks näide siin veel tulemas selle kohta, kuidas saab navist ka muid rõõme. Nii, Navi Finants. Pearaamat, aruanded uues Navis on olemas ka kontoanalüüsid, sellised default kontoanalüüsid, mis sisuliselt on siis seadusega kohustuslikud aruanded nagu bilanss, kasumi aruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne, et nad on, kontoanalüüsid on üles ehitatud, neid saab ise seada, saab teha bilansile sellise puu, jagada need kontod sinna puusse ära ja siis uuendusnupuga on põhimõtteliselt iga kell sul need põhiaruanded nagu Navist välja võetavad, et asi, mis on ka üks neist asjadest, mille kohta ma alguses arvan, et aga miks seda siin ei ole, nagu niimoodi out of the box võiks ju kohe olla, aga ei olnud. Põhimõtteliselt saab seal finantsis teha algelist ärianalüüsi ka, aga enamasti jääb sellest siiski väheks ja tehakse muid asju. Finantsis saab Navis seadistada dimensioone, olgu need siis tegevusvaldkonnad, tegevuspiirkonnad, objektid, projektid, osakonnad, fantaasia on piiritu ja põhimõtteliselt see dimensioonide hulk, mida kasutada saab, on ka ikkagi piiritu. Unlimited, ütleb Microsoft selle kohta. Finantsi alla käib ka põhivara, kõik, mis põhivaraga teha vaja on. Põhivara moodulit ei ole väga palju muudetud, sest et see kogenud konsultantide sõnul on kogu aeg olnud nii hea moodul, et seal ei ole vaja isegi midagi muuta. Ost, müük ja ladu, tarneahel on põhimõtteliselt seal ilusti otsast lõpuni hallatav, laos saab teha ka selles mõttes ükseid keerulisemaid jaotusi, lattu, partiid, seeriad, asukohad, sisemised liikumised, kõik see on Navis tehtav või siis mitte tehtav, kui on vaja lihtsalt lahendust, siis saab Navis nagu asjad teha ära ka väga lihtsalt. Hooldusmoodul on Navi natukene vaeslapse rolli jäänud juba viimase päris mitme versiooniga, et ta iseenesest väga mõnusasti võimaldab, kui on näiteks tegemist ettevõttega, mis müüb mingisuguseid masinaid, mida on vaja hiljem hooldada või mingeid muid objekte, arvuteid, mis tulevad hooldusse tagasi, siis saab väga hästi nende ajalugu seal jälgida, kliendiga saab lepinguid teha, neid jälgida, allahindlusi, kõik on väga mõnus, aga lihtsalt need viimaste versioonide sellised Microsofti hüüdlause on everything eesti keel, siis kõik et see kõik ei ole sinna hooldusmoodulisse nagu väga hästi jõudnud, et seda me oleme pidanud sinna ise sisse viima. Projektijuhtimise moodul, projektide lõikes, mis tööd, mis materjalid mingile projektil lähevad, eelarved, vahearved, lõpparved, ülevaated, mida vaja. Ja koos projekti juhtimise ja hooldusega käib siis ka ressursihaldus, olgu need ressursid siis inimesed või masinad, neid saab seal hallata, nende võimsusi saab hallata, neid saab seal jaotada kindlate päevade, kellaaegade, mis iganes lõikes ja põhimõtteliselt saab inimeste puhul seal ka tööaja arvestust pidada, on olemas selline funktsioon. Ja siis viimaks üks ilmselt keerukamaid mooduleid on tootmismoodul, kus saab siis toota mida iganes, kas komplekteerimise teel või päris tootmise teel, kus sul on nimekiri materjalidest ja marsruut, mida need materjalid siis läbima peavad selleks, et jõuda hunnikust vidinatest mingi kauni lõpptulemuseni. Pluss veel äpid, apid ja kliendipõhised arendused, mida nüüd ka aiva tuleb juurde ja neid võimalusi on väga palju, et kui kellelgi on mingid spetsiifilisi küsimusi, siis me pärast hea meelega vastame ja meie just sellepärast, et mul on siin kaasas ka targemaid inimesi Navi mõttes minust oluliselt ja
ja lõpuks pärast arvutis mul on selline tore sõber nagu Search Online, keda ma tihtipeale appi kutsun, kui ma midagi ei tea. Võtsin vastused välja. Nii, sellest oli natukene juba juttu, et millega siis Navi ühildub out of the box. Ja siin on lisaks varem mainitulele siis e-arvete liides. E-arvete teenusepakkujaid räägivad meil päeva teises pooles, aga Navi jaoks on meil olemas siis liides kõigi teenusepakkujate jaoks, mida me siin oleme paigaldanud ja töötab täitsa hästi praeguseks. Ja Navi laiendused, nagu mainitud, ise tehtud laiendustest, meie Fujitsu tehtud laiendustest, siis kõige suuremaks nimetasid mu kolleegid EAS-i PAM-i. Lisaks sellele on Navil nüüd 2017 versioonis sisse ehitatud mitmed laiendused ka, mida saab kohe kasutusele võtta, nagu aegridade põhjal siis põhimõtteliselt saab müüki ja varusid prognoosida, PayPal maksete, saadud maksete kajastamine. Ma ei tea, kui palju seda Eestis kasutatakse, sest meil Eestis on pangad ise nii hästi arenenud, et ilmselt neil ei ole seda PayPali sinna vahele vaja, et saab nagu otse pankadega suhelda. Ja laiendusi siis jah, põhimõtteliselt võib teha juurde nii palju ja sellises vormis, selliste ärireeglitega nagu parajasti kellelgi vaja on. Ja nüüd ma räägiks siis veel natuke konkreetsemast, mida need uued Navid teevad. Osad uuendused on siin olemas juba 2016 versioonis, aga kuna see 2016 on nüüd ka napilt aasta turul olnud ja meil endal on päris palju kliente vanemate versioonide peal, siis võiks olla siin kohal asjakohane ka need nii-öelda mitte nii uued uuendused ära mainida. Kõigepealt töövood. Töövoogude idee on teha elu lihtsamaks 3 osas. Kinnitamine, teavitamine ja automatiseerimine. Töövoogudega saab teha dokumentide kinnitusringe, kliendi krediidilimiitide kinnitusringe, need 2 on standardis juba olemas töövood, et sinna saab ise ehitada endale sobilikke töövooge, aga 20 töövoogu on siis kohe olemas, tuleb ainult aktiveerida. Teavitamine samamoodi, kui keegi teeb müügitellimuse, siis sellest võiks ilmuda teavitus näiteks lattu, et selline tellimus tuli, palun komplekteeri. Ja automatiseerimine, sinna põhimõtteliselt panna ka igasuguseid protsesse. Standardis on automatiseerimisel protsess, kus ostutellimuse vabastamisel konteeritakse kohe arve ja tehakse rida maksežurnaali, et ühesõnaga raamatupidajal on kohe olemas, et selline arve tuleb maksta sellisel kuupäeval ja ei pea seal keegi jälgima, et mis mul täna maksta on vaja. Pearaamatu kontode kategooriad seostuvad nende põhiaruannetega, et konto kategooriate abil saab struktureerida neid põhiaruandeid ja selle konto kategooria tunnuse saab siis panna kontole külge ja selle alusel siis Navi koostab selle põhiaruande. Projekti moodulis, jah, see on nüüd selline moodul, et ma teen selle projektikaardi lahti ja ma tõesti saan aru, kes seda projekti juhib, mis tööd seal on, ülevaade sellest, mis on arveldatud, mida ei ole, et sellist sisulist funktsionaalsust väga palju muudetud ei ole, küll aga on tõesti see, et parem ülevaade ja ilmselt minu oma ametinimetusest tulenevalt on meeldiv tõdeda, et Microsoft avastas, et projektidel on juht ja pani projektikaardile välja, mille nimi on projektijuht. Kauba atribuudid ja kaubakategooriate rühmad. Kaupa sai varem jagada kategooriatesse, nüüd saab need kategooriad omavahel puusse panna, nagu, mis on ülemkategooria, mis on alamkategooria ja kategooriate külge saab panna atribuute. Atribuudid nagu värv, mõõtmed, valmimisaeg, mida iganes. Ja nende atribuutide alusel saab siis kaupu lihtsasti sorteerida. Et kui näiteks tuleb klient, ütleb, ma tahan punast diivanit ja punast lampi, siis saab otsida lihtsalt
need nupule vajutusega kaupade nimekirjast üles kõik punased kaubad. Ja põhimõtteliselt võib-olla ta siis ostab lisaks sellele diivanile lambile veel midagi, vaiba näiteks. Dokumente saab Wordis ise disainida. See tähendab seda, et kui teil on müügiarve näiteks, siis on võimalik selle müügiarve neid välju ja sisu ja vorminguid muuta. Põhimõtteliselt tavakasutajal on tõenäoliselt lihtsam muuta, et teen selle välja boldiks või suuremaks või väiksemaks, et kõik, mis sealt edasi läheb, tahab võib-olla natukene rohkem kogemust saada, aga põhimõtteliselt need muutused, mis seal siis tehakse, need salvestatakse Navi ja edaspidi hakkavad kõik ülejäänud dokumendid ka samasugused välja nägema. Et see oli nüüd küll ka varem, aga ma lihtsalt oma kogemusest tean, et päris palju on meil selliseid pisikesi töid, et aga nihutaks seda natuke sinna poole, aga teeks seda natuke suuremaks. Ja et see võiks siis nüüd olla selline asi, millega targem navikasutaja saab täiesti ise hakkama. Arvetele originaaldokumentide lisamine. Siiamaani sa lisada lingi. Nüüd saab lisada PDF-i näiteks, kui sul on Navis ostuarve, sa saad sinna panna selle originaal PDF-i, XML-i, mis iganes. Et sul on põhimõtteliselt see originaal nagu kohe olemas. Mina olen minevikus pidanud sellist ametit nagu audiitor ja ma olen neid kaustasid ikka hirmus palju lapanud. Et see mulle tundub nagu päris mõnus ja loomulikult on neid kaustasid minu Eestis lapanud ka pearaamatupidajad, et neil võiks nüüd ka lihtsam olla, et see originaalfail on seal Navis kohe olemas. Järgmine uuendus on üks väga hea uuendus, eriti inimesele, kes võib-olla Navis veel nii kodus ei ole, et kui nüüd Nav 2017 ringi liikuda, siis iga nupu peal hiire noolega näidates ilmub sinna helbitekst, mida see aruanne teeb, mida see nupule vajutus nüüd tegema hakkab, et siiamaani pidi seda nagu helbist otsima, aga nüüd on see nagu kohe olemas, et kui sa ei ole midagi varem teinud või otsid mingit aruannet, mida jälle näiteks audiitor küsis, mis peab midagi spetsiifilist näitama, et siis sellest võiks olla päris palju abi. Veebiklient on parem ja kiirem, isegi vist nii palju, et jällegi meie partner Microsoft on päris paljud oma demod nüüd 2017 versioonis ehitanudki üles veebikliendile ja promob seda veebikliendi kasutamist nüüd päris julgelt. Veebiklienti olen ma ka hea meelega nõus pärast teile näitama ka. Ostu ja müügi periodiseerimine tuli ka 2016 versioonis juba, võimaldab siis põhimõtteliselt kuldne näide, küll habemega, aga kuldne on kindlustus. Maksate aastaks kindlustus ära, tahate need kulud ära jagada, siis põhimõtteliselt sellele ostudokumendile teatud tähist lisades teeb Navi ise need kanded õigetesse perioodidesse ära, nii nagu teil parajasti soov on. Ja müügi poole peal siis samamoodi, kui olete näiteks kindlustuse müüa siis. Konteerimise eelvaade tuli ka 2016 versiooniga. Enne konteerimist saab siis vaadata, mida nüüd Navi tegema hakkab, kuhu ta kandet teeb, millised kandet ta teeb, vähem vigu, vähem kannete tagasipööramisi ja jällegi vähem küsimusi ka audiitoritelt. Õiguste määramine kasutajagruppidele. Siiamaani pidi õiguseid määrama kasutajapõhiselt kuni 2015. siis. Ja see oli päris tüütu, et nüüd saab lihtsalt teha ühe grupi kasutajaid, raamatupidajad, müügiinimesed, laoinimesed, panna neile õigused ja siis määrates inimesena gruppi. Et jällegi asi, mis nagu tundub hästi loogiline, aga on lisandunud siis nüüd eelmisel aastal. Dokumentide kinnitamine käib siis nüüd läbi nende töövoogude ja viimaks saab klientidele lisada dokumendi saatmise profiili, kas klient helistab e-maili, e-arvet, paberarvet ja see nagu muudab ka mõnevõrra elu jälle lihtsamaks. Nii, minu jutt sai otsa. Kas kellelgi on küsimusi? Ei ole.
palju Eestis demoklient on aegatud, on huvi suur positiivse peale? Demokliente? või noh, selles mõttes, et mis on eestiliselt adapteerinud? 2017 või? Klientidele ei ole seda pandud, see on minu arvates on beeta ja ma nüüd võin eksida, võib-olla Allan täpsustab, aga minu arust seda, see ei ole nagu, see on beeta, see on testimise versioon. 2015 meil siin ikka juba on päris mitmel kliendil, 2016 meil nüüd läheb üks laivi kohe, aga üldiselt see versioonivahetuse protsess on selline ikkagi aeganõudev olnud siiamaani, väga palju kliente on ka selle vana klassiku peal veel, et kes ei ole nagu selle hüppeni jõudnud, aga uued juurutused on siin kindlasti meil, nii turul laiemalt rääkides on päris mitmed, kes on nüüd minemas 2016 peale siis, et 2017 ta tuleb nüüd oktoobris välja, aga siis läheb mõned kuud aega veel, kui me siin Eesti partneritega teeme lokalisatsiooni, mis siis ilmselt jõuab kevadeks, märtsiks. No, kui Ülle ütleb, et peab jõudma, siis võib-olla jõuab. Ülle jõuab. Aitäh!